ehk Eesti saab mängu alustada. On juba näha, et siit mängitakse tõenäoliselt mingi kick-offi kombinatsioon ja täpselt nii ongi olemas, aga jah, see puude natuke näi, aga nüüd siin vaatame, ohtlik moment tekkimas, kas Rosen jõuab? Ei jõudnud, läheb siin Leedulanna 1-1. Lööginurk on terav, aga ikkagi suudab selle palli sealt käpast mööda lüüa ja värava autoriks number 9 siis Belgias Anderlehti klubis mängiv Rimante Jõusmus-Saite viib siis 14. minutil Leedu naiskonna 1-0 juhtima. Oli siin nüüd hästi näha, kuidas see tuul natuke mängis siin seda edu Leedu lannatele ja tundus küll, et see lööginurk oli üsna terav, aga ikkagist õnnestus siin kenasti pall käpast mööda toimetada ja ette minna, et oli siin just enne seda olukorda ja vahetult ka Eestil siuke üsna hea moment. Aga siin jah, näeme siin seda olukorra algust kohe, et ju oli justkui meil see pressi tegemas, aga see jälle jätab ruumi liini taha ja jälle on siin minemas number 9. Taaskord mängija number 9, taaskord vasak käär ja taaskord läheb see pall niimoodi, aga meie õnneks siiski on neil võimalus enda debüüt teha, aga nüüd väga hea võimalus siin Leedul tekkimas ja tuleb jälle löök ja Käpa siin pidi oma hüppevõimet meile kõigile näitama. Tagumise värava tsooni juures on. Ehk siis see jooksid tuleb ja pall kasti ja väga ohtlik pall siin, et ei jäänud ka palju puudu, et oleks see pall lõpuks ise sisse keeranud. Postide vahel seismas neil on ja lisaks temale siis veel liitusid ka mängi number 18 Eema Kaite ja number 5. Aga siin juba ohtlik moment tekkimas oli, kui ma siin lugesin välja keriv pall nüüd tulemas on, kui Teern andis nüüd esimene pooleks, siis Purgats on nüüd vähemalt paremale lööma pandud. Ja tuleb siit palli ja pall otsa, pall käis latis. Jääb siin see puud aegseks ja nüüd on siin Leedul väga hea võimalus, 2-1 olukord siin tekkimas on ja tuleb mängaja, tuleb ka löök, Räämet siin jällegi ennast salgavalt siin heitis pallile ette, aga maapinnal 22 naist üritavad temaga mängida, siis Tuulel on ka oma mäng. Nii, aga nüüd Lillemäel ruumi vasakus ääres ja paneb ka vasakuga palli kasti ja pall tulebki kasti ja tuli sealt ka löök teele Kirpu poolt ja aga natuke jäi see löök nõrgaks, aga väga hea moment siin praegu lahti rullus. Kevin Grünwaldil ja vaadatakse Andrise Altsaarega üle, et kes miks millal, kuhu. Samal ajal Leedu tuleb vasaku ääre kaudu. Ja on jalg vaba ja tuleb ka löök ja tuleb löök veel niimoodi, et see löök on väravas. Ette posti siin lüüaksegi teine värav ära ja väga hea ja tugev löök, et siin kasti peal seal kuidagi nii vabaks see mängija oli jäänud, et ma nüüd kohe ei näinudki, kes see värava autoriks seal oli. Tundub, et liini taga taas mängitakse number 9 siin, kes siin väga terav terve esimene poolega oli ja võidabki palli ja ongi palliga kastis ja vaatame, mis teist välja võlub, üritas väga terav nurgalt löögil minna ja jälle teha. Nii Männiste palliga ja leiab siit hästi ja Kubassov läheb ja siin on see moment ja Kubassov mängib, aga ei suutnud väravast üle mängida. Ja lõpuvile kõlas Eesti 2, Eesti 0, Leedu 2, et hooaja viimane rahvusvaheline kohtumine siis lõppes Leedu võiduga. Ja tere taas, oleme siit platsiservas teiega tagasi, et meie juures siis võistkonna kapteni Siret Räämet. Täna siis seis selline, et Eesti 0, Leedu 2. Võtta oma sõnadega mäng kokku, kuidas teil läks ja mis õnnestus ja mis ei õnnestunud? Ma arvan, et esimene poolaeg käime veidi hätta, et seda palli veidi kõrgemale saada ja sealt siis hakata nii-öelda kõrgemalt rünnakut ehitama. Ja sealt tuli ka veidi selline veidi õnnetu värav, kus siis pall oli üle pea ja siis vastane sai jooksu. Teine poolaeg saime veidi paremini mängu käima, olime veidi kõrgemal, aga jah, ei tulnud täna seda väravat ja läks seekord nii. Mis need poole jutud olid, et kas te muutsite ka midagi oma plaanis, arvestades, et ka ilmastikuolud olid üsna siuksed heitlikud või mis need jutud seal poole ajal räägiti? Pigem lihtsalt keskendusimegi sellele, et kuidas saaksime paremini selle palli sealt alt ülesse poole ründeruumi ja pigem keskendusime lihtsalt oma mänguelementidele, mida saame paremaks muuta.
kas Leedu üllatas ka millegi või kellegiga kuidagi? Ma arvan, pigem mitte, et teadsime mingil määral, kuidas nad mängida tahavad ja oleme varasematel aastatel tegelikult nendega mänginud ka, mängijaid tunneme, et selles mõttes oli teada, missugune vastane vastu tuleb. Kui keeruline täna siin üldse mängida väljas oli, et teatavasti te ju treenisite hallis ja täna niisugune, ütleme, novembri lõpule vastav ilm, küll ilma lumet, aga kuidas sina kui mängija tänast mängu nagu selle koha pealt hindad? Ma arvan, pigem midagi sellist väga keerulist ei olnud, et eks selle tuulega tuli arvestada, et oli ühel poolel vastu, teisel poolel tagant, aga pigem kui mängus oled, mängus sees oled, siis on adrenaliin nii üleval, et keskenduda ainult mängule ja muud tähele ei pane. Nüüd siin selleks hooajaks või selleks aastaks on koondise kalender lõppenud, et aga väga pikalt siin enam pausi ei ole, et märtsi algul juba taas on Bosnia ja Leedu, et mis mõtete ja plaanidega sellesse aknasse lähete ja mis te siit siis ka sellest mängust kaasa võtta saaksite? Ma arvan, et uude aknasse lähme kindlasti kõrgete eesmärkidega, aga eks peame veel nii-öelda eesmärgid üle vaatama, aga ma arvan, et kogu võistkonnal on selge, mida sealt tahame ja eks siis seda mängu peame analüüsima, vaatama, et mida siit kaasa võtta, mida paremini ja et siis rauaga jälle edasi minna. Aga aitäh, Siret, lasen su sooja ära ja jõudu ja jaksu ilusat jõulukutsule ka! No nii, meiega on siis ka Eesti naistekoondise peatreener Aleksandra Sevaldajeva. Täna siis 0-2 kaotus Leedult, et võtta oma sõnadega kokku, et millega jäid rahule ja millega sa jäänud rahule tänases mängus? Ma arvan, et see, millega ma jäin rahule, on see, et suutsime suhteliselt, ma arvan, kiiresti kohaneda sellega, et väljak oli päris nagu libe küll, noh jah, et ta oli nagu, tekitas meile nagu raskusi, eks ole, aga et terve nädal nagu kuivas võib-olla hallis on ju treenides siin nagu kõik need kiirused, asjad olid hoopis nagu teistsugused, et sellest ma arvan ka, et võib-olla selline esimene värav ja et see kõik need momendid, et aga millega ei jäänud rahule on jah, et tahaks natuke võib-olla veel sellist, et natuke tekitada, jääme natuke liiga võib-olla selliseks nagu ümaraks ja ei suutnud nagu piisavalt palju selliseid häid momente vastase nagu liini taha nagu leida, et see on see, millega ei jäänud rahule. Kas sa poole ajal ka tegid mingeid taktikalisi muudatusi, sa küll mainisid siin intervjuus ka, et poole ajal tulevad teatud nüansid mängu või kuidas sul see poole aja jutud mängijatega olid? Vaheajal, et me tegime 2 vahetust mängijate vahetused tegime ja ütleme mingid käigud nagu andsime mängijatele juurde, et kuidas vastase nagu press üle mängida, aga jah, et suuresti oligi nagu paar momenti, et kuidas proovida nagu vastase pressi nagu üle mängida, et ma arvan, et teisel poole nagu alguses saime nagu kontrolli pigem nagu okeilt võtta kätte, aga jah, et sinna ikkagi nagu ei olnud täna nagu nii ohtlikult nagu tahaks, et liiga nagu kuidagi raamides, mis tähendab seda, et peame nagu korra nagu üle vaatama, et mis see nagu probleem on, ehk siis pigem nagu mängijatega jäin rahule, et selles mõttes mingid individuaalsed detailid jah, mingites momentides, kus saab võib-olla nagu teha palli säilitada, palli katta, eks ole, või teha ründepuuteid või koridori vahetada, et need momendid on nagu sellised, kuhu taha nagu võib see palliga rünnaku ülesehitus nagu jääda, aga natukene tahaks ja sellist võib-olla voolavust ja dünaamilisust nagu mängu, aga see pigem nagu on ikkagi nagu treenerite probleem, et mängijatega pigem jäin rahule. Kas Leedu ka sind kuidagi üllatas ja teid üllatas mingite oma käikudega või väga palju ta vist ei keskendunud neile küll enne mängu, aga jah? Pigem ei, et selles mõttes, et teadsime, et Leedul on mõned nagu sellised nagu mängijad, kes on sellised võtmemängijad neil ja formatsiooniga jah, olime ka pigem nagu tuttavad, et seega pigem ei. Nüüd 3 kuu pärast sisuliselt on uuesti mäng Bosniaga kui ka Leeduga, et mis sa siit tänasest mängust sinna kaasa võib-olla enim võtad ja mismoodi üldse need mängijad, ennekõike koduliiga mängijad selleks märtsikuuseks aknaks valmis sead?
No eelkõige on jah, selles mõttes see, et need, kes Eestis ei mängi, et need lähevad, neil liiga nagu käib edasi. Mängijad, kes mängivad Eestis, siis nendega on nagu jah, et eelkõige nad natuke taastuvad ja jaanuarist hakkavad ettevalmistusega pihta oma siis nagu klubidega. On seal tulemas kindlasti mingisugused sõpruskohtumised ja asjad. Ja seega ma arvan, et kui me võib-olla sellel aastal tegime ka koondise nagu paar kogunemist, siis ma arvan, et sellel aastal võib-olla selleks isegi ei ole võimalust, kuna ma arvan, et see sõprusmängude kalender nagu planeeritakse pigem nagu hästi ära. Selge, aitäh sulle, Aleksandra!